Tere! Tere, tere! Nii, nii oleme vist siin nähtavad. Kas keegi näeb meid? Kui keegi on praegu laivis, näeb meid, siis palun andke märku. Nii, tervist ka siiapoole. Me siit mitmelt rindelt Liisiga, et tere kõigile kuulamast meie ühist esimest laivi. Jaa. Nii, oota, ma vaatan nüüd, kas siin ka on laivis või? Nii, kas mind näeb keegi? Ei läinud vist, jah. No nii, keegi juba vaatab meid sealtpoolt. Tere, tere! Tervitused Hiiumaalt. Et oleme siin Liisiga võtnud väikse aja, et teha üks ühine laiv naistele ja miks mitte ka meestele. Jaa, just. Et me korraldame suvel ühenduses festivali Aveliga ja see on toonud meid hästi sügavatel teemadel vestlema, naiselikkuse teemadel ja suhete teemadel ja emaduse teemadel. Ja me oleme siin 2 päeva nendel teemadel hästi süvitsi läinud ja just nimelt mõelnud selle peale, et kuidas naisena või pigem emana jääda naiseks. Et see on selline hästi võtmeküsimus paljudele meist, et küll me oleme eksinud nendes kohtades oma elus, meie mõlemad on ju kaotanud ennast ära sinna emadusse. Just. Ja samas tundub see nii oluline, et siiski jääda naiseks, jääda iseendaks ja et suhtes oleks kõik olemas nii nagu peab. Et kuidas seda siis teha? Jaa, et mina ise 2 lapse ema, poisid on küll tänaseks juba, võib öelda, et suured, et 5 ja 7 aastat vana. Aga siis, kui ma oma teise poja sain, siis õpetasin samal ajal ka nii rasedate joogat kui ka siis ema beebijoogat ja puutusin hästi palju kokku nende uute värskete emadega, kes olid natuke justkui hädas sellega, et oota, et nüüd on see uus äge roll, aga kus siis mina olen? Ja siis me tegime koostöös Karita Mikkoga ühe sükse vägeva kursuse neile tookord, kus minu enda jaoks tuli hästi suur taipamine, et nii, et me saime sükse toreda ülesande tegelikult, et võib-olla teile ka naised, et kes te kuulate ja võib-olla tahaksite ka teada, et kui palju ma siis päevas olen nagu päriselt naine, et kui palju mul selleks aega on, et siis meil oli selline tore harjutus, et sa võtad ühe päeva, kus sa märgid üles esiteks selle, et mis rolle ma täidan siis kogu päeva, et ma olen seal ema, ma olen kokk ja koristaja, võib-olla sa oled isegi töötaja kellegi kuskil kohas, kas enda jaoks või kellegi teise jaoks, et kui palju erinevaid rolle, võib-olla ettevõtja, et kui palju rolle sa täidad ja kui palju see sult aega võtab. Ehk siis pane nagu protsentuaalselt, et mis sul päevas siis kuhu kulub, kui palju aega. Ja minu enda tegelikult siuke väga, ütleme isegi kurvaks tegev avastus oli see, et naisele jäi seal päeva lõpus üks hädised 5%. Ja see oli minu jaoks nagu siuke korralik nagu checkpoint, et oot, et kuidas siis nii, et ainult 5% ja see vaene väsinud naine seal diivanil õhtul, et see pole ju mingi naine, et selleks, et ise rohkem elu nautida ja olla nii-öelda naiselikkuses väes, rääkimata sellest, et kellelegi teisele seda väge siis nagu välja siis paista või jagada, et oma lastele, oma kaaslasele, et sealt hakkas minul see sükene hingekell lööma, et kuidas siis nagu toetada neid naisi, et nad jääksid ikkagi olenemata oma rollide paljususest ka naiseks. Ja eriti tihti on nagu see, et just sealt emadusest hakkabki pihta see iseendasse vaatamine, sellepärast, et just nimelt tekivadki need küsimused, et kui mul lihtsalt ei ole mitte midagi anda enam oma partnerile, kui ma tunnen, et ma ei sära enam, kui ma tunnen, et ma ei ole ilus enam, atraktiivne või et ma ei ole huvitatud näiteks seksist üldse
või suhe läheb halvaks, et siis ongi need kohad, kus naised hakkavad iseendasse vaatama ja ennem tuleks kõike seda ennetada tegelikult. Mul on väga hea meel, et ma näen, et paar meest ka siin on vaatamas, et siin on kindlasti see koht, kus mehed võiks koputada naisele nagu õlale või kui nad näevad seda 5% diivanil lamamas. et naised nagu tihtipeale ei oska nagu muud kui ainult anda, et me oleme harjunud andma nii meestele kui lastele ja me annamegi ennast täiesti nagu ära ja tühjaks. Ja siis me ei oska iseendale anda ja me ei oska vastu võtta. Aga tegelikult, kui naiselikkusest rääkida, siis naiselikkus ongi just nimelt vastuvõtmine, alistumine, totaalne lubamine, sihuke vastuvõtmise printsiip, et kui vaadata seda, kui vähe me seda tegelikult teeme või oskame, et siis pole ime, et meil need asjad niimoodi kisuvad natukene valesti ja samas on hea meeldetuletus, et kuidas siis ma saaksin rohkem vastu võtta ja iseendale ka pakkuda, kuidas ma oskaksin rohkem vastu võtta. Et ma tänasel päeval ka juhendan rasedate joogatunde ja tegelen ka pärast sünnituste emadega, mis on minu nagu üks selline kirg. Ja ma juba seal rasedate joogatunnis ütlen naistele, et palun jätke see endale nagu südame asjaks, et te võtate endale aega. Et keegi sulle seda pakkuma ei tule, et see tuleb kas või hambad ristis ise endale võtta, et ma tean, kui raske see on, eriti kui see on esimene beebi sul kätel ja sa ei raatsi mitte kellelegi seda pisikest armast olevust nagu justkui laenuks anda või korraks hoida anda. Aga no nagu see vana sõna ütleb, et kui enda tass on tühi, siis sul ei olegi mitte midagi jagada ja anda. Et minu enda jaoks hästi olulise abilisena ongi olnud tegelikult aja võtmine. Ja on see siis, kas näiteks täna ma jalutasin 4 tundi looduses, et loodus on minu jaoks üks ühendumise koht ka. Või on see sul, ma ei tea, sõbrannaga kohvikus käimine või on see mingi naiste nädalavahetus, kus sa saad natukenegi seda endasse vaatamist ja energiat või siis on mõni tore festival, mis on tulemas ja annab sulle need erinevad võimalused endaga ühendust luua, nagu meie juulikuine festival tegelikult seda annab. Ja, võimaldab. Ja õpetab neid erinevaid viise, kuidas seda ühendust luua ja kuidas seda ühendust hoida nagu igal tasandil, nii, ma ei tea, füüsiliselt keha tasandil, kui trenni tehes, joogat tehes, kui võib-olla seksuaalsel tasandil, kui ka, ma ei tea, oma vajaduste tasandil, et mida ma üldse vajan ja mida ma üldse tahan elust. Sest tihtipeale ongi see, et kui me oleme hästi palju ära andnud ja me oleme jõudnud juba mingisse kriisisituatsiooni, nii-öelda traumaseisundisse, et siis me oleme nii erroris, et me ei suuda mitte midagi enam kõrvalt näha või iseenda kohta mõista. Et siis meil on võib-olla ainult viha või mingisugune ärritus teiste inimeste suhtes ja tegelikult me kõige rohkem vajaksime iseennast tagasi. Ja selleks me peame iseendaga aega veetma, et seda iseennast taas leida, taas avastada ja saada aru, kes me oleme. Et ükski laps ei vaja ka sellist ema, kes on kuidagi tühjaks pigistatud ja kellel ei ole tegelikult midagi anda, et lapsed hakkavad kohe väljendama seda oma tujudega, oma käitumisega, kui emad on tühjaks jooksnud, õnnetud, et nad ei vaja neid õnnetuid emasid, vaid nad vajavad kohal olevat, õnnelikku, säravat ema endale. Just. Ja mind ennast väga kõnetas üks mu enda armas joogataja, kellega me olime Hispaanias laagris, tegimegi sedasama naiste väestamise laagrit ja kui oli ülesanne, et unistada, et mida sa või kus sa aasta aja pärast tahaksid endaga olla, et millises tundes. Ja ta vaatab seda paberit ja lihtsalt nutab ja kui ma temaga ühendusin, et kuule, et milles asi on ja siis ta ütleb nagu südant lõhestavalt, et aga mul ei olegi enam unistusi.
et mul ei ole enam unistusi, sest ma ei tea, kes ma olen või mida ma tahan. Ja see oligi tänu sellele, et tal oli 2 imearvast väikest inglikest kodus, kes kogu aeg nõudsid ja kogu see muu trall sinna ümber, et ta lihtsalt unustaski ära, et kes ma ennem olin, milline naine ma ennem olin ja kuhu ma nüüd tahan liikuda samamoodi. Ehk siis ma väga kutsun teid, armsad naised, sellele natukene võib-olla nukravõitu või sellisele ka nagu unustuse hõlma vajuvale tõigale otsa vaatama, et võtma endale aega selleks, et korraks peatuda ja vaadata, et kus ma siis olen ja mis ma siis tegelikult tahan. Et kas ma ka naudin seda elu, et see ei pea olema üks ärakannatamine või üleelamine. Ja selleks on palju erinevaid tegelikult tööriistu, mida sa saad kasutada, mida me lahkelt ka jagame. Aga palun küsige küsimusi, kui teil on tekkinud selle kohta küsimusi, kui julgete, võite muidugi ka otse kirjutada hiljem, sest ma tean, et naised on hädas nende teemadega. Ma tean, et olles ka ise naisteringide hoidja, siis ma olen läbi aastate näinud seda, et kui raske tegelikult see aeg võib olla. Loomulikult see on ka ilus aeg, aga me räägime lihtsalt hetkel praegu sellest, et missugused väljakutsed seal ka on. Ja vahest me neid väljakutseid ka sel hetkel ei taju, kui need on, et me näeme seda hiljem, kui midagi läheb nihu või kui lapsed saavad suuremaks. Või kui lapsed saavad suuremaks ja siis tekib see aeg ja ruum. Siis jõuab see kriis kohale, et siis alles. Et minule meeldib nagu mõelda ka niimoodi, et meil on mingid erinevad sektorid elus, kus meil on omad vajadused, et näiteks, ma ei tea, sotsiaalne, füüsiline, pere, isiklik, majanduslik, seksuaalne, et meil on nii palju erinevaid sektoreid ja igas selles sektoris võib endalt küsida, et kus ma sellega olen, kas ma sellega olen praegu rahul või olen ma üldse selle sektori kinni pannud enda jaoks. Ära unustanud. Jah, et siuke asi, et siis meil on lapsed, me ei seksi või et mul on lapsed, mul ei ole unistusi. On ju, et ma praegu ei tegele oma unistuste realiseerimisega. Nii kaua, kuni lapsed saavad 10-aastaseks näiteks. Et me ei saa panna oma elu seisma või pausile. Me ei saa seda teha. Me võime seda teha, aga see mõjub meie vaimsele tervisele. Ja meie suhetele. Ja me muutume väga halvaks kaaslaseks ka teisele inimesele. Et justkui tundub, et me teeme seda teise inimese pärast, et olla tema jaoks ja laste jaoks rohkem kohal. Aga kui sa paned tähele ja vaatad iseendasse, siis sa võid näha seda, et mingisugune trots ikkagi tuleb sisse, kui sa liiga palju ohverdad. Et siis, kui sina ohverdad, siis keegi teine sellest võidab. Mulle meeldib see nagu lause, et siis sa nagu mõtled, et okei, ma annan nagu ennast ära kellegile teisele, et kas see tundub nagu iseenda suhtes nagu armastav või mitte. Just, et keda sa valid, et me tihtipeale valime kõiki teisi enda ümber ja unustame ennast valimata. Alustagem ikka iseendast, et siis saavad kõik sellest heast osa. Ja nii, et valigem iseennast igal hetkel. Nii lastega kui lasteta ja igas elu etapis. Just. Vaata, neid küsimusi meil hetkel ei tule, et võib-olla mõnes järgnevas podcastis, et see on niisugune hea soojendus võib-olla. Või siis kõikidele või vähemalt paljudele küsimustele sa kindlasti saad vastuse meie nädalavahetuselt, kus me näeme, kus me kohtume. 16–18 juulil toimub siis ühenduses festival ja seal tulevad käsitlusele kõik võimalikud teemad, mis on seotud iseendaga ühendumisega kui teisega sügavamalt ühendumisega. Ja ma väga tegelikult julgustaksin teid kirjutama meile praegu, et natuke võib-olla tekkis mingid mõtteid, et kuidas või mida tahaksid sina näiteks sealt festivalilt saada, mis oleks nagu vajalik sulle sinu teekonnal? Sinu ootused, et võid vabalt mulle kirjutada või Merliisile või
meie Facebooki lehele ühenduses. Et me veel oleme kutsumas õpetajaid, nii et väga äge oleks nagu just nimelt pakkuda seda, mida teie soovite. Et mis küsimused teile huvi pakuvad. Väga vahva. Jah. Et praeguseks tänaseks siis kõik sellel teemal. Et igal juhul mõnusad, soojad, suvised tervitused teile siit Hiiumaalt. Et loodame, et seal, kus iganes sa hetkel oled, paistab sama mõnus päike ja sa oled saanud nädalavahetust mõnusasti nautida. Ja kui sul on huvi ja aega, raatsida aega võtta iseendale, siis oled oodatud Ühenduse festivalile. Ja ühenduses.ee on kogu info olemas. Nii et kohtumiseni siin ja seal. Tšau! Näeme! Tšau!